Tere tulemast minu loengule Ukrainast ja Venemaast. Mina olen Jaanika Merilo ja teemaga tegelenud juba üle 20 aasta. Eelmisel nädalal oli üks väike loeng Sotsiaalministeeriumis just teemal praegune olukord maailmas, mis toimub Venemaal ja Ukrainas ja selle ümber. Ja kuna oli palve jagada loengut, siis arvasin, ka lindistan selle ja iga laupäev proovin teha sellise väikese ülevaate loengu siin YouTube'i kanalis, et kui soovite ka edaspidi jälgida, siis palun vajutage seda subscribe nuppu ja kui te vajutate isegi like, millest ma olen väga tänulik, pärast võite tagasi võtta, kui ei meeldi video, siis näevad ka teie sõbrad tuttavad ja palun jagage. Aga tere tulemast loengule Ukraina ja Venemaa ja proovin täna rääkida kõige olulisematest teemadest, mis on läbirääkimised rahu nimel, loodame, et kestva rahu nimel, mis on Donald Trumpi nõudmised, seisukohad, mida Ukraina saab teha, ei saa teha, millised on meeleolud Ukrainas, millised on meeleolud majanduses ja mis võiks saada edasi. Aga alustame läbirääkimistega, et ühelt poolt praegu käib ilmselt see, mida Venemaa ja Ukraina nimetavad oma slängis razvedka bojem, mis tähendab, et on väga palju erinevaid survestamismeetodeid, läbirääkimistehnoloogiaid, erinevaid väljapressimisi, et vaadata, et kes on siis valmis mingit järeleandmisteks, kuigi ebamugav ja tobe on see muidugi, et survestatakse just nimelt Ukrainat, mitte Venemaad, aga loodame, et see lähinädalatel antud toon lõpeb ja selle agressiivsus raugeb ja jõutakse esimeste kokkulepeteni. Ja ma ise arvaks, et esimene kokkulepe tuleb just haruldastest metallidest ehk siis Ukraina maavaradest, kuna tegelikult Ukraina on maavarasid pakkunud juba varem tagatiseks, investeeringuteks ja küsimus oli pigem mahus ja toonis, mis oli Trumpil, mitte kas see oleks läbirääkimiste objekt. Aga kõigepealt see, mida Ukraina ei saa teha. Ukraina ei saa teha järgiandmisid juriidiliselt oma territoriaalses terviklikkuses või siis NATOsse astumises. Esiteks kirjutas alla Ukraina ülemraada viimase konstitutsiooni versiooni, kus on kirjutatud, et NATO pürgimus on Ukraina rahva eesmärk. Ja konstitutsiooni saab muuta ainult siis, kui selle poolt hääletab referendumil enamus rahvast, Ukraina kõrgeim riigivõimu kandja on siiski rahvas, ja teiseks, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 rahvasaadikute. Praegu ei ole mitte kuskilt näha, et rahvas oleks nõus hääletama selle poolt, et lõpetatakse NATOsse pürgimine, isegi kui see on mingi kompromiss, ja teiseks kindlasti ei hääleta selle poolt 2/3 raadast, isegi kui raada on president Zelenski partei ja see partei omab enamust. Sest endiselt Ukraina, kuigi president on tõesti tähtis ametikoht, siis siiski on teatud otsused, mida teeb rahvasaadikute enamus ja mida otsustatakse referendumil. Ja samuti on see teema, mida peab otsustama referendum ja 2/3 saadikuid on territoriaalse terviklikkuse muutumine. Ehk siis, et mis tahes territoorium ära anda juriidiliselt, mitte sõda lõpetada, mitte tõdeda, et nad on faktiliselt ajutiselt okupeeritud, vaid juriidiliselt ära anda. Jälle on vaja muuta konstitutsioonis, sest kõik oblastid ja kõik piirkonnad on eraldi välja toodud konstitutsioonis. Ja jälle kord 2/3 rahvasaadikuid. Ja oluline on see, et tegelikult enamus rahvast ei ole valmis endiselt territoriaalseteks järeleandmisteks sellisel kujul, kui midagi vastu ei saa. Ehk siis on väga piiri peal praegu 51% ukrainlastest ütleb, et ei ole valmis mitte mingiteks järeleandmisteks, mille eest me siis võitlesime. Aga üha rohkem kaldub selle poole, et juhul, kui me saame vastu NATO liikmelisuse ja Euroopa Liidu liikmelisuse, siis me juriidiliselt küll ei tunnista territooriumite äraandmist, aga tõdeme, et jah, et nad on mõneks ajaks okupeeritud. Mida Ukraina saab teha tõesti, on ära anda teatud mahus õigused oma loodusvaradele ja jutt on käinud haruldastest metallidest, aga probleem on väike selles, et Ukrainal on erinevate hinnangute järgi umbes $1 triljoni väärtuses just nimelt haruldaseid maavarasid. Samal ajal kui Donald Trump arvab, et Ukraina on võlgu USA-le
ligi 300 kuni 500 miljardit dollarit, mille eest võlgu on absoluutselt arusaamatu, et eriti selle numbritega manipuleerimine, kuna tegelikult on näha erinevatest ülevaadetest, mida teeb näiteks Kiel Ukraine Support Tracker, mis reaalajas praktiliselt monitoorib erinevate riikide antud abi, et Ukrainale on antud USA poolt umbes 114 miljardit eurot abi. Kui me liidame sinna juurde võib-olla mingi infrastruktuuri kasutamise Euroopas, võib-olla mingid koolitused ja nii edasi, võib-olla saame 150 miljardit, aga kindlasti ei ole see USA osutatud abi nendes numbrites, mida Donald Trump mainib, ehk siis 300 või 500 miljardit. Ja no seda ei ole ka kuidagi numbriliselt tõestatud, et need suurusjärgud oleks sellised ja tegelikult Kiel Support Trackeriga ja selle umbes 15 miljardiga kattub ka USA senati enda aruanne sellest, kui palju on toetatud Ukrainat. Et numbrites on selge lahkheli, Donald Trump paraku ei sõbrusta numbritega väga tihti ja täiesti müstilisel kombel, aga ma arvan ja julgeksin uskuda, et see on üks teemasid, kus saavutatakse tegelikult kokkulepe ja jõutakse ühtsele tulemusele loodusvarade suhtes. Haruldaste maavaradega on muidugi ka teema, et osad ja päris suur osa neist on okupeeritud territooriumitel. Et kui te vaatate kaarti, siis Tuma Ranchiga on märgitud territooriumid, mis on kõige maavara rikkamad ja need on just nimelt nii Donetski, Luganski, Zaporižžja oblastid, väike Krimmi jupikene, et oleks ka väga huvitav teada, et kas siis Donald Trump on nõus ka nende maavaradega, mis on okupeeritud territooriumitel. See peaks ju olema vabastamise hind, et kui USA aitab vabastada territooriumid, siis ja usub sellest, et ta suudab vabastada, siis võiks ju osaliselt vähemalt ka neid maavarasid võtta tagatiseks. Mida ka Ukraina ei saa teha, on pidada valimisi sõja ajal, nagu ei pidanud ka Suurbritannia. Sest tegelikult valimiste pidamine sõja ajal on esiteks ebaturvaline. Mitte keegi ei suuda garanteerida turvalisust, kui 19% riigist on okupeeritud ja väga olulisel osal käivad veel lahingud ja samal ajal isegi seal, kus ei käi lahingutegevus, satuvad valimisjaoskonnad kindlasti Vene rünnakute ohvriks, sest see ju Venemaa eesmärk ongi tekitada kaost ja seada ohtu ka tsiviilelanikkonda. Teiseks ei saa läbi viia valimisi sellepärast, et konstitutsioon küll otseselt ei keela, küll aga keelab valimisseadus. Ja valimisseaduse muutmiseks on jälle vaja üle poole rahvasaadikute häältest ja praegu ei ole näidanud soovi muuta valimisseadust ei president Zelenski erakond ega ka mitte ükski opositsioonierakond. Opositsioon on omavahel kokku leppinud, et kuni on laiamahuline sõda, siis valimisi läbi viia ei saa. Ja nüüd ongi oluline vahe eelmisest Minsk 1 ja Minsk 2 kokkulepetest, et Ukrainas viidi valimised läbi 2019 aastal, kui võitis president Zelenski. Aga vahe on selles, et siis ei olnud välja kuulutatud kogu riigis sõjaolukord. Ehk siis seadus ütleb, et sõjaolukorras valimised toimuda ei saa ja valimised võivad toimuda 6 kuud peale sõjaolukorra lõppemist. Ehk siis sisuliselt peaks olema relvarahu ja sisuliselt peaks olema välja kuulutatud, et sõjaolukord on nüüd lõppenud pluss 6 kuud. Siis saab pidada valimised Ukraina enda seadusandluse järgi. Järgmiseks kindlasti satuks valimised igasuguste küberrünnakute ohvriks, sellepärast et kuigi e-valimisi Ukrainas ei ole, saadavad siiski paljud või enamus valimisjaoskondi oma tulemused elektrooniliselt keskvalimiskomisjoni. Ja kui ma aitasin korraldada paralleelset vaatlemist 2019 aastal digitaalselt, siis ma mäletan, et oli ligi 33 000 valimisjaoskonda. Et kindlasti hakatakse neid küberründama. Ja samal ajal võttes arvesse, et on nii palju valimisjaoskondasid, kas me tõesti usume, et rahvusvahelised vaatlejad, mis on ju üks tingimusi läbipaistvatel valimistel, on nõus tulema ja vaatlema valimisi kõigisse valimisjaoskondadesse. Nüüd aga alati on Putinil võimalus öelda, et näete, vaatlejaid ei olnud, valimised ei olnud legitiimsed näiteks, et see põhjustaks järgmised manipulatsioonid, kui hakata selliseid valimisi läbi viima mittedemokraatlikes tingimustes. Ja samal ajal ka ju on ligi 10 miljonit inimest Ukrainas, kas ajutiselt kolinud välismaale, loodetavasti ajutiselt, või siis sisepõgenikud ja samuti ei saa osaleda hääletamistel.
kas see on aga demokraatia, kui sul on 20% riiki okupeeritud, ligi veerand inimestest on raskendatud võimalustega osaleda valimistel, see ei ole ju ka oma olemuselt demokraatia. Samuti põhjustaks praegu valimiste läbiviimine valimise võitlust, ehk siis hakkaks jälle kõik see tohutu nii-öelda mudaloopmine ja tohutu oponentide mahategemine ja omavaheline sisemine võitlus, mis killustaks Ukrainat ja sõja ajal kindlasti ei ole vaja killustada Ukrainat. Ja mis on kõige peamisem tegelikult, et ukrainlased ise ei soovi valimisi. Et 73% ukrainlastest on praegu öelnud, et nad ei soovi valimisi sõja ajal. Küll aga nad soovivad kohe peale sõda, aga mitte sõja ajal. Seega lähtuvalt nii julgeolekust, seadusest kui ka ukrainlaste soovist valimisi läbi viia ei ole võimalik. Ja nüüd me jõuame väga tähtsale küsimusele legitiimsus. Ehk siis, kui valimisi läbi viida, kas siis tõesti on tõsi see, mida spekuleerib Vene meedia ja nüüd on üle võtnud ka selle narratiivi absurdse Donald Trump, et valimised ei ole toimunud ja seega president ei ole legitiimne. President Zelenski on Ukraina seaduse mõttest täiesti legitiimne. Presidendi volitused lähevad üle siis, kui on toimunud järgmised valimised ja volitused antakse üle. Ukrainas ei ole seadusandluse järgi mingit sellist tingimust, et presidendi legitiimsus lõpeb 5 aasta pärast näiteks või lõpeb teatud kuupäeval. Ta lõpeb siis, kui on läbi viidud järgmised valimised, üle antud volitused. Seega president Zelenski on täiesti legitiimne. Ja samamoodi on tegelikult öelnud 57 nüüd juba protsenti rahvast, et nad usaldavad Zelenskit ja sellest tulenevalt ka veel omakorda ei taha läbi viia täna valimisi, kuna on suur tõenäosus, et Zelenski hetkel on enamuse toetusega ja see toetus tegelikult aina kasvab, sõltudes sellest, kuidas Ukrainas survestatakse. Et minu meelest on president Trump valinud väga vale meetodi selleks, et jõuga ja vägivaldselt survestada Ukrainat ära andma oma territooriumeid või tegema järeleandmiseid, sest Ukraina ei allu vägivallale, Ukraina ei allu väljapressimistele, Ukrainas tekib trots ja tekib trots järgmise väljapressija vastu. Ja see tähendab, et Ukraina konsolideerub veel rohkem. Ukraina rahvas ei hakka survestama presidenti selleks, et anna ära oma territooriumid, vastupidi. Ukraina rahvas koondub oma presidendi taha ja hakkab võitlema järgmise agressori vastu passiivselt, aga siiski. Ja seda on näha tegelikult juba ka praegu president Zelenski toetusreitingutest, mis on eelmine kuu olid 51%, see kuu on 57% ja see toetus kindlasti aina kasvab, mida rohkem selline väga jõhker välissurve peaks kasvama. Ja oli selline huvitav võrdlus, et Reuters tegi küsitlused, kui paljud toetavad president Trumpi ja vastus oli 44% ja kui palju toetavad Zelenskit ja vastus Ukrainas oli 57% ja samamoodi oli küsimus YouGovis, et kes nad arvavad, et on diktaator ja 22% ameeriklastest vastas, et Zelenski on diktaator, 41% vastas, et Donald Trump on diktaator ja 71% vastas, et Vladimir Putin on diktaator. Ja sellepärast tegelikult see läbirääkimiste taktika, kus survastatakse Ukrainat jõuga, ebaõnnestub, sest rahvas hetkel toetab oma presidenti. Küll aga kui valimised peaksid toimuma ja eeldades siiski, et valimised on peale laiamahulise sõja lõppu 6 kuud hiljem, ei ole kõik päris nii selge ja päris nii lihtne, sest tegelikult vaadates praegu sotsioloogiat ja KIS-i avaldatud uurimisi ja küsitlusi, siis tegelikult sõltub Vladimir Zelenski võit väga palju ühest inimesest, tema mustast lõigest, siis Valeri Zaluzhnõist, endistest relvajõudude ülemast, et kui näiteks Zaluzhnõi peaks osalema valimistel, ta ei ole praegu öelnud, et ta osaleb, ta absoluutselt ei taha rääkida valimistest ja on isegi rõhutanud, et praegu on sõda ja praegu me ei räägi valimistest, aga ta ei ole ka välistanud, et ta ei võiks osaleda järgmistel presidendi valimistel. Kui ta peaks osalema, on tegelikult tema toetus hetkeseisuga oleks suurem, kui on
president Zelenskil. Kolmandal kohal on president Petro Porošenko, aga ei saaks öelda, et ta tegelikult on Ukrainas suure toetusega, pigem on tema toetus kogu aeg ka praegu sõja ajal langenud. Tema parteil on küll päris kõrge toetus, aga temal isiklikult, kui ta osaleks presidendivalimistes, mitte kõik tema partei toetus ei kanaliseeriks talle, vaid täiesti vabalt võiks olla killustatud näiteks Valeri Zaluzhnõi vahel, Petro Porošenko vahel või siis kui näiteks osaleks ka Kirilo Budanov Ukraina luurejuhi vahel. Ja nii näitasid küsitlused näiteks, et Ukraina eelmise presidendi Petro Porošenko toetus tõesti on raadas päris suur. 35% ukrainlased arvab, et Petro Porošenko partei tõesti tegutseb ukrainlaste huvides. Samal ajal kui 20%, 19% rahva teenri ehk siis Zelenski partei toetajaid arvab, et seda partei tegutseb rahva huvides. Ja teisel kohal toetajaselt on tegelikult sellise suure vabatahtliku ja toetaja Sergei Bretula partei Holes ja kolmandal kohal Julia Timošenko Isamaa. Aga taaskord see, et parteidel on toetus, ei tähenda, et see kanaliseeruks automaatselt või et see korreleeruks presidendi valimistega. President Zelenskile on üsna kõrge toetus, parteil madal. Julia Timošenko Isamaal on küll kõrge toetus, temal endal väga madal. Samamoodi Sergei Bretulal, kuigi 25% toetab tema parteid Hoolas. No tema ja ka teiste seal ei ole nii ainuisikuliselt sellist võimu. Siis see kanaliseeru automaatselt tema presidendi reitingusse ja tema reiting oleks ainult näiteks 2%. Ja rääkides usaldusest, et kui palju üldse Ukraina usaldab oma erinevaid institutsioone, siis näiteks presidenti kui sellist usaldab 45% praegu. Ma arvan, et see protsent on suurenenud viimaste kuudega vastavalt siis Zelenski toetusele, et viimane küsitlus viidi läbi detsembris 2024. Raadat ehk siis Riigikogu usaldab 13%, mis ka natuke peegeldub sellest, et Raada enamus on praegu president Zelenski partei teenri käes ja see on tegelikult huvitav olukord, kus presidendil on üsna selline ajalooline võim. Ehk siis ühelt poolt on presidendil riigi raadas enamus, teiselt poolt ka raada määrab valitsuse, samuti määrab president kubernerid, samuti määrab ta peaprokuröri, kaitseministri ja veel väga olulised ametikohad, et tegelikult on praegu tõesti presidendi administratsioonil isegi rahuajal olnud päris suur selline võim kontsentreeritud administratsiooni ja tõesti tema juhile Jermakile. Ja see on üsna ajalooline võimalus olnud. Samal ajal kõige kõrgem toetus on Ukraina relvajõududel, keda toetab 92% ja toetus on pidevalt olnud väga kõrge ja isegi Ukraina julgeolekuagentuur ehk siis SBU on kasvatanud tublisti oma toetust sõja ajal läbi erinevate selliste edukate luure- ja rünnakuoperatsioonide ja kaasa arvatud siis nende meredroonid Magurad, mida nimetati kõige suuremaks sõjaväe innovatsiooniks. Kõige vähem usaldatakse kohtuid ja prokuratuuri ja see on tegelikult suur probleem, sest kui me räägime korruptsioonis, Ukrainas on olemas korruptsioon, et ei saa öelda, et korruptsioon on võidetud ja see peegeldub ka selles, et kohtuid ei usaldata. Et üks suuremaid reforme, mida peab läbi viima, mille eest võitleb praegu Ukraina, on kohtute reform. Ja Ukraina tegelikult ütleb ka ise väga palju rahvast, et see, mida Euroopa ja mida partnerid saavad teha, on toetada Ukrainat nende reformide läbiviimisel. Et see, kui Ukraina tõesti on korruptsiooni indeksis 105. kohal, siis see häirib Ukrainat ja see häirib ukrainlasi ja tegelikult on väga-väga suur nõudlus reformide suunas. Aga muidugi sõjaga väsivad kõik ja väsib rahvas ja 3. sõja-aasta on käsil laiamahulises sõjas, Venemaa vastu sõjas juba 11. aasta. Ja on näha ka erinevatest küsitlustest järeleandmise suhtes ja meeleolude suhtes, et on tunda, et on täitunud selline ennustus, et 2 aastat sõda on see, mida suudetakse vaimselt veel taluda, siis praegu on 3. aasta ja praeguseks usub 38% inimesi, et Ukraina liikumas õiges suunas.
Ehk siis, et on tunnetus, et midagi tõesti peab tegema. Millised on aga meeleolud Venemaal? Venemaal loomulikult sotsioloogia on raskendatud sõjaoludes, kui palju seda mõttetut uskuda totalitaarses riigis, kus isegi valge paberi näitamise või sotsioloogilistel küsitlustel osalemise käigus sa võid sattuda vangi. Aga siiski on erinevad küsitlused, kaasa arvatud Levada keskus ja Russian Field ja Levada keskust rahvusvaheliselt natukene rohkem kui teisi usaldatakse. Ja vastavalt viimasele küsitlusele 78% venelastest toetab Vene vägede tegevust Ukrainas. See toetusprotsent on tegelikult pluss-miinus kogu aeg püsinud ja jätkuvalt on tugev toetus. Küll aga ütleb 61% venelastest, et võiks alustada rahuläbirääkimistega. Aga muidugi rahu on suhteline mõiste, ehk siis ollakse nõus, et võiks alustada rahuläbirääkimistega, aga selle kohta ütleb 76%, et see peaks lõppema Venemaa võiduga. No muidugi võib öelda, et Venemaa võit on ju väga suhteline, et oli kunagi Vladislav Surkovil, Vene presidendi administratsiooni nõunikul selline väljend, mida talle omistatakse, et narod shave, et rahvas on nõus uskuma kõike, mida talle räägitakse, et kui öeldakse, et on võit, siis on võit. Aga ma arvan, et see ei tule sellepärast, et 78% tõesti väga tohutult tahaks sõda. Ma kaldun uskuma seda sotsioloogiat, et 15–20% on sellised marurahvuslased, kes tõesti väga tahavad sõda. Natuke veel seda protsenti, kes elab sõjamajandusest, ehk siis on ju loodud 600 000 töökohta, on tohutult raha pumbatud majandusse, et toetada sõjategevust, et natuke on ka puht pragmaatilisi, mitte ideoloogilisi uskujaid või soovijaid. Et on ligi 15%, võib-olla äärmisel 20, pigem 15, kes on liberaalne elanikkond. Ja siis ülejäänud on tegelikult manipuleeritavad ja manipuleeritavad mitte ainult läbi ideoloogia, vaid läbi selle, et on pigem selline poliitiline passiivsus, et jätke meid rahul oma poliitikaga ja me usume, mida te tahate. Meil on tegelikult algamas siin dacha hooaeg ja külvihooaeg ja peaks veel ostma ravimeid oma vanale emale, kes on pensionär ja see pensioniga hakkama ja meil on omad mured ja ärge tülitage meid selle poliitikaga, saage seal ise hakkama. Et pigem ma ütleks, et on selline osaliselt passiivsus ja osaliselt valmidus uskuda propagandat, mis enamust praegu juhib. Kuidas aga läheb tegelikult Venemaa ja Ukraina majandusel sealjuures, et kui me räägime, et kas Venemaa suudaks vastu pidada kurnamissõjale, mis on praegu ju 3. aasta laiamahulist sõda, siis tegelikult ei suudaks, kui tõesti USA ja ulataks talle abikätt. Et kui vaadata, kuidas praegu on läinud ühelt poolt sõjatandril, siis Venemaa kontrolli all on praegu 19% territooriumi umbes, see on umbes 112 000 ruutkilomeetrit. Ukraina kontrolli all on vähe ruutkilomeetrit, tegelikult alla 500 Kurski oblastist, aga loomulikult tähtis on poliitiline meeleolu ka ja see, et see on ikkagi vaenlase kontrolli all olev territoorium ja loomulikult see põhjustab väga palju sellist sisest survet, sest sul on sisepõgenikud Kurskist, Belgorodist, kus toimuvad sõjategevused, kes küsivad presidendilt jätkuvalt, et miks neid ei toetata ja miks sõda järski tuli Venemaa territooriumile. Esimest korda ütles ka Zelenski välja, et sõja käigus on hukkunud 46 000 ukrainlast ja 380 000 umbes on haavatud ja veel 10 000 on teadmata kadunud ja tegelikult 10 000 lapsed on deporteeritud ja rääkimata täiskasvanutest, kes on mööda maailma laiali. Ja samal ajal on Venemaal umbes 860 000 hukkunud ja haavatud. Ja sooritatud on üle 150 000 sõjakuriteo ja kaasarvatud on hävitatud 2 miljonit kodu. On hävitatud 476, praeguseks juba rohkem UNESCO kultuuripärandi objekti ja 1642 haiglat on kahjustatud, 214 on hävitatud. Samamoodi on täielikult hävitatud 294 kooli. Ja kui te kujutate ette nende kahjude mahtu, siis see maht majandusele on vähemalt 500–600 miljardit eurot, tõenäoliselt juba rohkem. Ja samal ajal see ulatub ilmselt paraku triljonini. Ja kui me vaatame Venemaa külmutatud varadisid, neid on umbes 300 miljardit praegu. Nendest varadest on 200 miljardit Brüsselis
Euroclearis Belgias õigemini. Ja nendest saaks kompenseerida tegelikult ainult osa tekitatud sõjakahju, kui aga Belgia valitsus oleks nõus seda tegema. Belgia valitsus ei ole praegu olnud nõus üle andma külmutatud varasid sõjakahjude katteks, sellepärast et on kartus, et Venemaa kaebab kohtusse ja hakkavad pikad kohtulahingud ja pärast tuleb kompenseerida. Praegu on Ukrainale kasutatud ainult teenitud kasumit nende 200 miljardi pealt. See summa on olnud umbes 5 miljardit, mis on teenitud kasu ja mida on üle antud Ukrainale. Ja tegelikult ega maailmas palju selliseid pretsedente ei olegi, kus oleks vara mitte külmutatud, vaid konfiskeeritud, realiseeritud ja üle antud. Et selliseid juhtumeid oli paraku veel USAs näiteks, kui konfiskeeriti sellise oligarhi, õigeuskliku, tsaristliku, monarhistliku oligarhi Konstantin Malofejevi varad. Ja kuna ta toetas sõjategevust Donetskis juba aastates 14-15 ja antiprokuratuuri otsusega üle Ukrainale. Aga selliseid juhtumeid tõesti palju ei ole, et tihti siiski kasutatakse külmutatud varad teenitud intresse. Venemaa majandusel läheb tegelikult halvasti, aga kui me ütleme halvasti, küsitakse pidevalt, et no millal majandus kokku kukub. Ega majandus ei kokku. Majandus jäävad alati mingid rahad alles. Lihtsalt nagu ütleb Venemaa oligarh Oleg Deripaska ja ütles seda juba laiamahulise sõja alguses, et raha lihtsalt ei hakka kõigeks jätkuma. Ja nüüd veel tsiteeriksin Ukraina anekdooti, et kui naine küsib oma mehelt, et kallis, et nüüd kui meil on raha vähem, et kas hakkad jooma vähem. Mees vastab, et ei kallis, et nüüd kui on raha vähem, hakkate teie sööma vähem. Et see ei tähenda, et raha jätkuks sõjale. Kuni Venemaa on võtnud selle kursi, Venemaa tähendab siis Kreml, jätkub raha sõjaks paraku. Kuna kõik muud valdkonnad kannatavad, vähem raha hakkab saama tervishoid, hakkab saama haridus, infrastruktuur, mis aina laguneb, 75% infrastruktuurist vajab tegelikult remonti. Ja praegu ei ole seda veel nii tunda olnud, sellepärast, et on kasutatud varasid rahvusliku heaolu fondist. Aga rahvusliku heaolu fondist on järel kuskil ainult 40 miljardit. See kõlab küll suure summana, aga see on samal ajal ainult sellepärast, et sõda on siiamaale paljuski finantseeritud, võttes raha sealt fondist. Ja kui võrrelda sõjakulutusi aastas, siis see 40 miljardit on umbes 1/3 sõja eelarvest ja tuleb ka jätta ju midagi puhvriks, kui on tõesti väga rasked ajad. Ja kuigi Venemaa ütleb, et tegelikult fondist on kõik väga hästi ja kõik on alles, siis likviidsed varad on kulunud ära. Ehk siis need varad, mida annab maha müüa ja raha, mida kasutada sõjapidamiseks. Mis tähendab dollarid, jüäänid, kuld ja teised likviidse varad. On jäänud muidugi erinevaid varasid, mis tähendab näiteks riikliku pangi Sberbanki aktsiad, Vene raudtee aktsiad, riigifirmade aktsiad, aga no selge on see, et esiteks nad ei ole likviidsed ja teiseks Vene riik ei hakka neid müüma, sest nad on strateegilised varad. Ühesõnaga Vene majandusel läheb halvasti ja millest see väljendub näiteks Venemaa intressimäär on 21%, aga see püsib seal poliitilise otsusega, tegelikult ta peaks majanduslikus mõttes veel tõusma, aga kui ta oleks ka 21 või 23, ta ei suudaks maha jahutada majandust. Maha jahutada selles mõttes, et on tohutult rahvusliku heaolu fondi rahasid ja muid rahasid kasutatud sõjaks, majandus on ülekuumenenud. See tähendab, et tööstus ei jõua järgi tootmismahtudega, kõik või enamus tehaseid on ülekoormatud, töötatakse juba 3 vahetuses, uusi pindasid juurde ehitada on suhteliselt raske, uusi seadmeid saada juurde suhteliselt raske ka tänu sanktsioonidele ja palgad järjest tõusevad, aga samal ajal lisaväärtust või kaupusid rohkem ei toodeta. Ehk siis majandus kuumeneb üle ja on kuum juba ja samal ajal on ka kõrged intressid. Et riik on minemas stagflatsiooni, kust isegi Keskpanga juht Nabulin on öelnud, et tee välja stagnatsioonist, kui ta peaks kunagi algama, on väga raske ja pikk. Ja intressimäär on praegu Vene ametlikud andmetel kuskil 9% kandis, 8-9. Tegelikkuses on Romir ja rahvusvahelised erinevad agentuurid öelnud, et tõenäoliselt on tegemist siiski 20-30% inflatsiooniga. Ja samal ajal on ka tõesti töötuse määr natuke üle 2%, mis Putin küll esitab kui suurt võitu, aga tegelikult on väga suur kaotus, sellepärast et
esiteks inimesed on ülekuumenenud palkadega sõjatööstuses ja see ei ole jätkusuutlik. Teiseks ei ole võimalik lihtsalt leida tööjõudu enam. Ehk siis ettevõtted, kes tahavad kasvada, nad ei suuda leida turult tööjõudu. Ja selliste intressimääradega, nagu on praegu 21, siis ütles ka sõjatööstuse selline hall kardinal Tšemezov, täpselt tsiteerides, et selliste intresside määradega lähevad enamus ettevõtteid pankrotti, et sellist koormust ei suuda keegi kanda, isegi mitte sõjatööstus. Ja tõesti laienemiseks on vaja investeeringuid või isegi oma käibekapitali tagamiseks, aga selliste protsentidega tõesti on ettevõtetel aina raskem ja muutub aina raskemaks. Et mõnes mõttes on tagasi tulemas 90-ndad. Samal ajal on Venemaa surval, sest on lõpetanud nafta gaasi ostmise enamus Euroopa riikidest, gaasi veel kuivõrd ostetakse. Euroopa on asendunud küll Hiina ja Indiaga, kes endiselt ostavad naftat Venemaalt, aga nüüd sattusid surve alla tegelikult viimase Bideni lahkumiskinnitusena ka Hiina ja India, sellepärast et varilaevastikule, kes siis veab laiali seda naftat, pandi sanktsioonid ja sanktsioonid tähendavad, et tegelikult kolmandad riigid, kes ostavad naftat, mis tuleb nende varitankeritega, et nemad satuvad samuti USA sanktsioonide alla. Nüüd muidugi Trumpi administratsiooniga ei ole aimugi, mis juhtub, aga see Bideni lahkumiskingitus oli väga oluline, et väidetavalt ligi 30-40% Vene varilaevastikust sattus siis sanktsioonide alla, pannes majandusele veelgi survet. Veel kord, kas see tähendab, et sõda lõpeb, kuna raha ei ole? Ei. Aga see tähendab, et praeguseks on juba 42% Venemaa eelarvest kulub sõjategevusele ja oma kaitsejõule. Siseriiklik kaitse tähendab siis seda, et repressioonid tõusevad ja juba on tõusnud see, et võideldakse migrantidega, see, et ei võidelda tegelikult terrorismiga ja lihtsalt rohkem raha läheb siseriiklikult julgeolekusse. Aga samal ajal see kindlasti hakkab põhjustama ka oma sisemises eliidis rahulolematust, sest eliit ei saa reisida välismaale, välismaa varad on osadel külmutatud, raha enam Venemaal ei ole, äritegemine on muutunud jube tülikaks, välismaa sanktsioonid, pankadega teha tehinguid on väga raske, kuna suurimad pangad on sanktsioonid all, Swiftid, visad ei toimi. Et tülikas on ja tegelikult eliidil ei ole otseselt seda tööd vaja, et isegi Tšemezov, kes elab sõjatööstusest, on avalikult avaldanud pahameelt kõige toimuva üle, et rahvas Venemaal üles ei tõuse, et kuigi võib võita ka nii-öelda mitte telekas, vaid külmkapp, ehk siis inimesed tunnevad inflatsiooni, siis see murdepunkt on väga kaugel, et pigem on küsimus, et üks hetk eliit ja ma arvan, et ta juba survestab Kremlit, et lõpetada seda ära mingitel tingimustel, sest see on äärmiselt tülikas. Küll aga on Vene sõjatööstus tegelikult juba saavutanud oma sellised täismahud ja kui ka peaks toimuma vaherahu, on öelnud ka Putin ise ja ma usun, et sõjatööstuse investeeringud või raha, mida kulutatakse sõjatööstusele, ei pidurdu, ehk siis toodetakse edasi relvi, vahendeid, et täita taas ära need varud, mis on sõjakaigus tühjenenud. Et Venemaa jääb endiselt julgeolekuohuks ja väga suureks ja tõesti, nagu näitas ka peale Minski vaherahu, et Venemaa kasutab seda selleks, et valmistuda sõjaks, et kas see järgmine sõda tuleb või ei tule, aga ta kindlasti kasutab selleks, et täita oma varud ja valmistuda. Et kuidas läheb Ukraina majandusel? Ukraina majandusel läheb samamoodi, kuskil 36% läheb oma kaitsele ja võib öelda, et isegi praktiliselt kogu Ukraina eelarve läheb oma kaitsmisele, sellepärast et pool kogu vajaminevatest eelarvest saab Ukraina välisriikidelt, täpsemalt öeldes 43%. See tähendab väga paljuski ka USA abi, Euroopa Liidu abi, finantsabi ja tegelikult tõesti see abi, mida Ameerika osutas ka läbi USAID-i, sealt maksti väga palju õpetajate palkasid ja arstide palkasid
ja see läks tõesti otse Ukraina riigisektori elus ja töös püsimisele, et tegelikult praegu on väga-väga raske, juhul kui seda USA eraldatud finantsabi ei suudeta asendada. Ja Sotsiaalministeeriumi loengus me rääkisime lühidalt ka rahva tervisest, et kuidas Ukraina rahvas hindab oma tervishoidu sõja ajal, kuidas süsteem on vastu pidanud, siis rahva terviseindeks on umbes 65 punkti, mis on tegelikult viimaste aastate jooksul püsinud üsna samal tasandil ja uskumatu, aga ka enne sõda. Ja üldiselt hindab 79%, et nad on rahul oma perearstiga, sest üle on mindud samasugusele perearstisüsteemile, et ollakse rahul, 76% on rahul arstiabiga haiglates ja 45% oskavad ära tunda insulti, ehk siis on üsna teadlikud. 82% ei ole pidanud ravimite peal kokku hoidma. 50% arvavad, et nende tervis on hea või väga hea ja 44% hindab, et tal ei ole ülekaalu. Ehk siis üldiselt arvatakse, et tervise seisund on hea, küll aga on vaid 10% elanikest öelnud, et nad ei tunneta stressi. Ehk siis tegelikult rahvas on tohutu stressi all ja kindlasti tuleb ka kahjuks posttraumaatiline stress ja kõik see, kui sõda lõpeb, saab olema Ukrainale ikkagi päris suur väljakutse nii demograafilises mõttes, väga paljud elanikud ja just tööjõulised ja lapsed ja naised on kolinud välismaale ja näitab statistika, et mida kauem nad välismaal on, seda vähema tõenäosusega tagasi tullakse, et juba tekib uus elu ja leitakse töö ja juba lapsed lähevad lasteaeda, kooli. Ja samal ajal on Ukrainale tõesti väljakutse ka vaimne tervis ja kõik see rindelt tagasi tulnud kaitsjate rehabiliteerimine ühiskonda nii vaimselt kui ka tööjõu mõttes, et tegelikult on Ukrainal ees veel väljakutsete aeg, aga Ukraina alati usub seda, et volja moja dolja, et vabadus on minu saatus ja sõltumata sellest, mida otsustatakse praegu Ameerikas, ma usun, et Ukraina jääb seisma ja kaitsma oma vabadust ja see on see, kus meie saame aidata, uskuda Ukrainasse ja kaitsta nii teda ja selle läbi kaitsta ka ennast. Suur tänu ja ma proovin teha palju lühemaid ülevaateid, aga siiski nädala ülevaateid iga laupäev või pühapäev, aga kui tõesti vajutate seda subscribe nuppu, siis te saate teavituse, et millal tuleb järgmine ülevaade ja suur tänu kõigile ja ilusat nädalavahetust.